Tere kõigile, seekord räägin teiega Brüsselist, parlamendihoone eest. Brüsselis on tõeline kevad. Nartsissid ja tulbid on juba mullasest välja tulnud, esimesed isegi õitsevad. Väga suur kontrast talvega, mis veel eelmisel nädalal Tallinnas ja Eestis oli. Aga eelmisest nädalast. See oli mulle huvitav nädal selles mõttes, et ta viis mind tagasi koolidesse. Ma osalesin ühiskonnaõpetuse tunnis programmis Tagasi kooli ja ma tean, et mind kuulasid seal 22 kooli gümnasistid. Peale selle esinesin Mustamäe gümnaasiumi aktusel, andsin tunni Kaagis, nii et minu jaoks oli see täielik tagasipöördumine kooli. Väga tore oli näha neid noori gümnasiste. Ma ei saa öelda, et meie arutelu oleks saanud olla väga pikk ja põhjalik, sest paratamatult Zoom seab oma piirid. Aga tore oli teada, et noortel inimestel on huvi Euroopas ja maailmas toimuva vastu. Brüsselis on loomulikult teemaks pandeemia, ei saa sellest üle ega ümber, alustades vaktsineerimistest ja lõpetades pikema strateegiaga, kuidas sellest pandeemiast välja tulla. Euroopa Parlament kiitis heaks rahalised fondid, aga nüüd on ikkagi küsimus, kuidas, mismoodi ja kui efektiivselt hakkavad liikmesriigid suunama neid fonde nendeni, kes kõige rohkem abi vajavad. On nad siis ettevõtted või on nad inimesed? Neid fonde on palju, raha on palju, ka Eestisse jõuab see raha. Nii et nüüd on väga suur vastutus Eesti asutustel, valitsusel ja sellel, kuidas me hakkame kõige paremini Eesti jaoks neid fonde kasutama. Räägitakse vaktsineerimise kiirusest, vaktsiinide kättesaadavusest, ehk need teemad on päevakorral ja ei kao enne, kui on siis kõik soovijad vaktsineeritud saanud ja vaktsiini kättesaadavus ei ole enam probleem. Arutletakse selle üle, et vaktsiini valem peaks olema avalik ja kättesaadav ka teistele firmadele, et saaks võimalikult kiiresti vaktsiine tootma hakata. Räägitakse ka riigipiiride järjekordsest sulgemisest või õigemini sellest, kuidas seda vältida ja mida teha selleks, et saaks tegutseda koos ja ei oleks sellist tihjat, nagu oli aasta tagasi märtsis. Euroopa Parlament on otsustanud, et külalisi Euroopa Parlamenti sellel poolaastal ei tule, parlament jääb suletuks, samad kitsendused on töötajatele ja tehnilistele töötajatele. Nii et president on pikendanud Euroopa Parlamendi eriolukorda kuni juuni lõpuni. Aga ma loodan, et tunneli lõpus on valgus, vaatamata sellele, et Eestis on praegu olukord keerulisem kui kunagi varem. Hoidke ennast, hoidke oma tuttavaid, sõpru, kandke maski, vaktsineerige, kui teil on selleks võimalus. Teistmoodi me sellest pandeemiast väikeste kadudega välja ei tule. Meiega kohtume jälle nädala pärast.